tere, head vaatajad, Punkar TT siinpool. Võtame nüüd vahelduseks nimetutele luuletustele ka lõpuks läbi ka eurolaulu ette. Oleme jõudnud aastasse eurolaul 2006. Finaal toimus siis 4. veebruaril 2006. Õhtujuhid olid Marko Reikop ja Kerli Padar. Tore õhtujuhtide duo, arvestades ühte asjaolu, mida järgmises eurolaulu videos ütlen. Ja kokku oli 10 laulu, nii et hakkame neid vaatama. Esimene laul It Was You, esitajaks Karola Zyts, kui ma nüüd õigesti ütlesin. Nii, laul number 1, It Was You, esitajaks Karola. Kuna tegemist on Rootsi lauljaga, siis tema perekonnanime ei öeldud, nii et ma ei tea, kuidas seda hääldada, et öeldagi lihtsalt Karola. Et ütlen siis mina ka, kuigi mind huvitaks, kuidas seda õigesti öelda oleks. Sai 56 punkti kokku ja jäi 5. kohale. Ma ütleks, et see on täitsa hea koht, arvestades kui mõnus ja meloodiline ja tempokas laul see oli ja see, kuidas nii toredasti algas, et alguses üldsegi näitas viiuldajat, hakkas mõnus viiulimäng peale ja siis tulid trummid ja siis alles hakkas muusika nagu läks käima ja Karola hakkas laulma ja oli veel 3 kitarristi ka ja siuke nii mõnus, siuke tämber oli sellel Rootsi lauljal ja see ka, kuidas toredasti kitarristid laulsid tausta refräänis ja siuke mõnus tempokas laul ja paistab siuke armastuslaul olevat, et nagu ongi niimoodi, et inimene võib-olla vahet pole, kes on lihtsalt alguses on sõber ja et võiks öelda, et see laul oligi nagu, et Karola laulis mingist sõbrast vist, kes nagu on siuke tore ja siuke võib-olla natuke narr, kui ka igat asja, mis teeb on nagu kuningas omamoodi ja siis ajab teda naerma ja siis hakkavad muudkui jutud ja rohkem levima, et äkki see ei olegi lihtsalt nagu sõprus, vaid on midagi rohkemat. Et selline nagu toreda sõnumiga laul ja siuke väga mõnusa meloodiaga ja siuke tantsuline, eriti muidugi viiulimuusika seal ja need trummid, kidrad, et siuke mõnus, et ma ei imesta, et ta võib-olla oleks isegi võinud kõrgemale jõuda, mulle praegu väga meeldis, et vaatab, aga kuulab teised laulud ka ära, siis vaatab, kui pärast top 10 teen. Teine laul Open Up Your Heart, esitajaks Sofia Rubina. Nii, teine laul Open Up Your Heart, esitajaks Sofia Rubina. Sai kokku 51 häält ja jäi 7. kohale. No selles mõttes ma ei imesta, et võrrates esimese lauluga, et ta nüüd tahapoole jäi, kuna see laul oli ka siuke mõnus tempokas, aga kuidagi selles ei olnud sellist nagu võib-olla, ma ei oska öelda mingit sellist head kütet või midagi, mis nagu nii võib-olla vaimustusse tekitaks, et väga muidugi mõnus tempokas laul ja ka võiks öelda, et kui esimene rääkis nagu sõpruse loomise, sõprus nagu läheb päris armastuseks, siis see rääkis nagu sellest, et on võib-olla, see laul rääkis nagu võib-olla sellest, et on keegi armastab juba kedagi, aga teine ei saa aru ja siis ütlebki, et no ava nüüd oma süda, et noh, näed ju noh, et lase mul sinu eest hoolitseda ja sinuga koos olla ja niimoodi, et siuke siukse sõnumiga laul nüüd, et ma ei tea, väga siuke mõnus, mulle meeldib Sofia Rubina tämber oli mõnus, kuidas ta laulis seda ja kuidas ta seal tantsis seda lauldes ja seda siin mõnus oli, aga tore oli näha, et Dagmar Oja oli jälle taustalaulja ja muusika tegi lahkunud Mikk Targo, eelmisel aastal lahkunud, aga ma ei tea, ma ei oska kuidagi, ma ei tahaks nüüd juba selle tõttu, ma ei tahaks midagi, noh, ma ei tea, ei ütle ka halba, lihtsalt see on kindlasti hea lugu, aga ma ei oska selle kohta midagi öelda, et minu jaoks see laul praegu nii väga mind nagu ei kõnetanud, et ma ei oska öelda praegu. Et aga muidugi jah, kindlasti väga mõnus muusika, väga head sõnad ja tore on, et lahkunud Mikk Targo, ei tea, mingi mitmes laul, see võib-olla äkki varasemates eurolauludes on ka Mikk Targo laule olnud, aga
ei ole lihtsalt siis tähele pannud. Aga igal juhul jah, kindlasti hea laul, et võistlusesse sai ja 7. koht pole viga, aga kuidagi mind praegu ei kõnetanud. 3. laul Every Time I Tell You, esitajaks Reverend B ja Crux. Nii, 3. laul Every Time I Tell You, esitajaks Reverend B ja Crux. Kokku 30 häält jäi 10. kohale, ehk siis viimasele. Ma ei tea, minul läheks küll praegu esimeseks, see oli minu arvates küll nii hea laul, et nii mõnus meloodia ja sedasi, et olid trummid, kitarrid ja isegi klaver ja bongod ja kõik laval ja nii tore laul nagu, et võiks öelda see, nagu mees laulaks naisele, kes enne kui seda elukaaslast tal ei olnud, ta enne laulda ei suutnud ega midagi, aga siis tuli elukaaslane ja inspireeris ja kõik läks nii toredaks, et nüüd suudab laulda ja see just mingi, mis seal refräänis on I love you, I want you, I need you, et ja nii kuidagi mõnus laul, mõnus tämber oli ka sellel Reverend B'l ja nii kuidagi hea laul, et ma ei saa küll aru, miks see viimaseks jäi, et minu arvates see oli küll praegustest kõige parim nagu, et ma ei tea, ma ei mõista, et see laul jäi viimaseks, et ma tõesti ei mõista, minu arvates see, mul läheks see küll praegu, kui ma peaks praegu hakkama top 3 teha, siis see laul läheks esimeseks, Karola laul läheks teiseks ja Sofia Robina laul läheks 3. praegu. Kui ma peaks praegu niimoodi hakkama panema, et mulle see laul meeldis praegu kõige rohkem. Et kuidagi nii mõnus tämber ja see, et seal niimoodi hakkab seda siin meloodiliselt tempokalt ja siis tuleb siuke väike vaemäng ja siis läheb vaikseks niimoodi, et ainult trummi on natuke kuulda ja kitarri ja see laulja laulab I love you, I want you, I need you. Ja siis natuke edasi ja siis tuleb jälle kõik jälle sama kompott või nagu tempo peale ja väga mõnusaks siukseks kõvaks muusika tagasi ja väga mõnusalt ja lõpebki niimoodi rahulikult vaikselt jälle. Et minu arvates see oli praegu parim laul, et ma ei mõista, miks see viimaseks jäi. Aga lähme edasi. 4. laul Iseendale, esitajaks Ines. No seda laulu ma juba tean. Selle puhul saab üht teist saadet ka nimetada, aga kuulame enne laulu ära. Nii, 4. laul Iseendale, esitajaks Ines. Tore, et vahelduseks ingliskeelsetele lauludele ka üks eestikeelne laul. See on ainuke eestikeelne laul. See kokku 84 häält jäi 2. kohale. No see oli tõesti mõnus laul ja tore, et eestikeelne ja et ma väga ei imesta, et see 2. kohale jäi, aga mul on hea meel, et see ei võitnud, kuna Ines on juba korra käinud lauluga Once in a Lifetime. Once in a Lifetime meeldis mulle küll rohkem, aga see laul oli ka väga tore, mõnus. Et väga siuke mõnus meloodia, siuke ja sõnum on ka hea, et nagu võiks öelda, et inimesed peavad vahel ikka mõtlema ka, et noh, et võib-olla teile tundub, et te teete mingeid asju teistele, aga tegelikult teete kõike iseendale, et peabki iseenda peale ka vahel mõtlema, mitte ainult teiste peale ja et siuke nagu, et kõik, mis sa teed kõik endale, su sees on vastused su enda küsimustele. No ja mina ei oska nii hästi laulda kui Ines. Aga igal juhul, et ma ei imesta, et see on siuke mõnus meloodia ja siuke, mulle meeldib, et seal oli siuke vahemäng ka, kus mitte ei olnud lihtsalt muusika, vaid Ines pani või niimoodi U-ga. Ja siis muusika läks nagu vaikseks ja siis pani jälle lõpuni niimoodi seda refrääni ja seda laulu esitas ju ka Ott Lepland, kuna nad mõlemad osalesid Laulama laulu saates. Teisel hooajal siis Ott lõpetas Inese saate lauli, mitte ei lõpetanud, lõpuduett kõlas ka hiljem, aga Ott oli viimane, kes esines ja esitas selle laulu iseendale. Tegi siukse aeglasema ja rahulikuma versiooni.
aga jah, et selles mõttes ma ei imesta, et see teisele kohale jäi, et väga sihuke mõnus. aga ma ei ole kindel, kas minul ta nii kõrgele läheb, et saab näha. et aga tore, et eestikeelset laulu ka ikka oli võistlusel, ainult üks küll, aga ikkagi. 5. laul Sweet Separation, esitajaks Aphrodito. Järgmine laul, 5. laul Sweet Separation, esitajaks Aphrodito. Sai 33 punkti, jäi 9. kohale, eelviimasele. Ma ei mõista ikka üldse seda žüriid nagu, et välismaa riikides žüriid, seepärast et minu arvates see oleks võinud ka ikka palju kõrgemale jõuda, seepärast et selles loos ei olnud mitte ainult laulu esitus, vaid selle puhul oli natuke nagu näitlemist, võiks öelda, või nagu kohe olid nagu minu arvates, nad olid nagu hästi palju vaeva näinud, et seda laulu sõnumit edasi anda, et esiteks muidugi mõnus meloodia ja siuke sweet separation, sweet separation. Esiteks laul oli hea ja teiseks ka, kuidas nad olid selle nagu ära jaotanud niimoodi, et seal olid nagu 2 lauljat, naislaulja ja meeslaulja ja siis jättis ka mulje, et nad on nagu suhtes, et nagu, et naine ütleb, et mees viib teda igal pool, aga samal ajal olid seal ka taustatantsijad, kes tantsisid ja selle mehe ümber ja siis see mees nagu vaatas neid hoopiski ega teinud oma naisest välja, aga siis järsku taipus, et naine nagu siin ka ja siis hakkaski, et ülejäänud looda neid taustatantsijaid, kes tema ümber üritasid olla, ei vaadanud, et siis vaataski ainult oma naist nagu, et see oligi nagu sedasi, et viib igale poole, aga siis korraks nagu unustas, aga samas naine nagu jätab mulje, et kuidas ta siis nüüd tõestab, et ta tegelikult ikkagi hoolib hoolimata sellest kõigest ja niimoodi, et mis sest, et mees korra flirtis. Et nagu selles mõttes selles laulus oli nagu hea sellist näitlemist, sihukest emotsioone näitasid hästi ja niimoodi ja hääled kõlasid kokku, et nagu ma ei saa aru, miks see sinna taha otsa jäi, et minu arvates võiks vahel ikka seda ka hinnata, kui ei ole lihtsalt laulmine, vaid on nagu kohe natuke nagu sihukest teatraalsust või näitlemist, et annavad nagu lugu edasi, et selle tõttu ma olen praegu küll natuke imestanud, et mille järgi nad siis vaatavad. Ma arvan, sellega oleks väga hästi võib-olla Eurovisioonil läinud, kui nad oleks sihukest nagu asja teinud, sihukest teatraalsust pisut ka ja niimoodi. aga jah, ei oska öelda. Ma ei tea, ma üritan selle omal topis, ma üritan selle küll ettepoole panna. Nii, nüüd peaks tulema 6. laul, aga kuna see on võidulaul, siis võtame 7. laulu. 7. laul Higher, esitajaks Glow. Nii, 7. laul Higher, esitajaks ansambel Glow. Sai 73 punkti ja jäi 3. kohale. Ja selle puhul ma ei imesta, see oli tõesti hea. Nüüd lõpupoole hakkavad eriti head laulud tulema, et mulle meeldis see, mulle kohe, kui ma see Glow nime lugesin ja kogu vaatasin, siis ma tundsin ära, et nad olid ju eelmine aasta olid koguni 2 lauluga 2005. aastal. Selles mõttes eelmine aasta, et 2005. aastal olid nad ju võistluses koguni 2 lauluga, aga seekord on 1 ja väga sihuke laedasti tehtud, et see polnud otse, et selleski oli natuke sihukest teatraalsust või pisut natuke nagu hästi niimoodi laedasti tehtud, et niimoodi kaamera pildis alguses hoopiski nad istusid ja siis hakkas üks laulma niimoodi rahulikult, mõnusalt meloodiline, niimoodi aeglasem. Siis läks teine lavale ja laulis ka nagu niimoodi mõnus meloodia ja siis teine tuli juurde ja siis hakkas refrään ja siis läks muusika käima nagu sihuke eriti nagu kõvaks sihuke ja väga sihuke mõnusad tämbrid neil ja see laul oligi sihuke hea, et ja siis teises salmis jälle niimoodi rahulikult korda mööda niimoodi laulsid ja siis jälle refräänis kõvasti ja pärast seda said pillimehed ka särada mingine, et need naislauljad läksid nagu teisele poole lava ja siis pillimehed tulid ette ja näitasid nagu, et said nagu särada oma kitarridega ja
ja siis tulid ja siis läks jälle niimoodi vaiksemaks, hakkasid jälle laulma ja siis jälle refräänis läks jälle kõva niimoodi hästi mõnusaks siukseks rockiks või siukseks mõnusaks nagu kõvemaks muusikaks, et väga siuke hea laul, et selle puhul ma ei imesta, et ta 3. jäi. Et nüüd läheb tõesti top 3 tegemiseks raskeks, nüüd hakkab neid laule tulema, mis eriti nagu meeldivad. Et jah. Loo sõnum oli ka pisut natuke siuke kummaline, et ühelt poolt tundus nagu armastuse laul, et kõik, mis teeb, et tunded lähevad väga kõrgemaks, aga teiselt poolt jälle võis see olla ka sõprus või üldse äkki bändi tegemise kohta käis see äkki, et hoopiski, et mida rohkem bändi teevad, seda rohkem hakkab see meeldima või tunded lähevad kõrgemaks, et teeme õiget asja, et see on selles mõttes hea sõnumiga laul, et siin on nagu küsimusi tekitab ja iga inimene saab mõelda, millest see laul rääkis. Nii, 8. laul Be First, esitajaks Marilyn Congo. Nii, 8. laul Be First, esitajaks Marilyn Congo. Sai 41 punkti ja jäi 8. kohale. Midagi selle loo puhul ma ei imesta, et ta pisut võib-olla tahapoole jäi, sest seal oli rohkem pandud nagu võiks öelda, kuna Marilyn Congo on rohkem on nii laulja kui ka tantsija, siis kiirelt guugeldasin, siis pole ime, et ta nagu nii hästi tantsis selle loo puhul, et laul rääkiski pisut sellest, et ole esimene tantsupõrandal ja niimoodi, aga kuna see sellest rääkis, siis oli seal kõvasti palju tantsimist ja koreograafiat, et bändi liikmed panid ka ja sedasi nagu niimoodi siukest head tantsu oli nagu nii palju, et see võttis nagu tähelepanu laulult ära nagu, et ma jäingi rohkem seda koreograafiat vaatama, eks ma sõnu natuke lugesin ka, subtiitrid olid, et muidu jah, väga mõnus siuke hea siuke tantsuline ja mõnus laul, et be first või let's go dancing, et aga kuidagi see koreograafia võttis nagu rohkem nagu sellelt laulult see tähelepanu ära, et muidugi väga hästi, väga hea huvitav koreograafia, väga mõnus tantsulisele laulule sobilik, aga see võttis nagu tähelepanu ära, et selle tõttu ma ei imesta, et see laul jäi nagu nüüd 8. kohale, et selle tõttu ma ei imesta. Aga et vokaal oli mõnus ja väga hea koreograafia, et ma tahaks nii väga laulust rääkida, aga ma ei saa, sest see tants võttis nagu rohkem laulu tähelepanu ära, et väga siuke hoogne, mõnus, head liigutused, et ma imetlen, mina ei tantsida ei oska ja ma ei ole eriti tantsuhuviline ka, aga see on nüüd üle pika aja siuke esitus, mis pani silmad ka tantsu peale kuidagi, et muidu ma väga tantsimist ei vaata, aga see praegu pani silmad tantsu peale küll, et võttis laulult tähelepanu ära. Et jah, aga kindlasti väga hea laul. 9. laul Friends Will Be Friends või 9. laul Friends Will Be Friends, esitajaks Noorkuu. Nemad on ka juba varem käinud, nii et vaatame, mis neil seekord on varuks. Nii, 9. laul Friends Will Be Friends, esitajaks Noorkuu, varasemalt Rumal Noorkuu, nüüd lihtsalt Noorkuu. Sai 55 punkti ja jäi 6. kohale. No tegelikult väga ei imesta, võib-olla oleks võinud isegi kõrgemale jõuda, aga ma tegelikult vist ei ole varem seda Noorkuu puhul tähele pannud üldse, et nüüd panin tähele, et nad ju teevad tegelikult niimoodi, et neil ei ole ühtegi bändi nagu või ühtegi instrumenti ei ole, et nad teevad seda kõik, üks laulab ja osad teevad meloodiat niimoodi erinevate häältega, et see on üpris lahe siuke vokaalansambel, et ma vist ei ole kuidagi varem, ma ei ole seda nii palju tähele pannud, nüüd nagu nägin rohkem. Et see tegi selle loo üpris huvitavaks, aga ma ei ole kindel, kui hästi sellega Eurovisioonil oleks läinud, kui see oleks esimeseks tulnud, et selles mõttes huvitav oleks võib-olla tõesti olnud, et kui kaugele võib
jõuda laul, millel puhul üldse instrumente pole ja kõik tehakse häältega ja niimoodi. Jah, nemad ja see laul oli ka väga tore, Friends will be friends, rääkis sõprusest, et kõik, mis sõpradega koos teed, on tore, sõbrad toetavad sind alati, isegi kui oled kurb ja siuke mõnusa positiivse sõnumiga laul. Ja nojah, kui sellest vokaalitsemisest juba rääkida, sellest nagu nad tegid seal tütütü ja niimoodi, siis no eks ma ise ju üritan ka seda teha pisut natuke, ühe korra juba olen teinud siis, kui vennaskonna diskolaul, et võite vaadata, kuigi ise ka vaatan, et ega see mul nüüd päris hästi ei õnnestunud, aga esimene kord ongi närv oli sees ja ei tulnud hästi, et võib-olla kui mul on plaan ikka seda mõni laul veel teha, millal täpselt ma ei tea, aga siis võib-olla üritan pisut paremini teha, aga jah, selles mõttes mina teen kõike üksinda, et neil on mitme inimesega ansambel, et selle tõttu neil tuleb see hästi välja, et aga mina proovin üksinda teha niimoodi video mõttes, et esineda ma niimoodi kindlasti ei saaks, et jah, noorkuud ma ei ületa, aga see tuletas mulle meelde, et mul on ikka mõned lood veel plaanis, mida ma võib-olla üritan siin teha ja nüüd võib-olla paljud kirjutavad, et issand ära tee jumala eest, aga ma arvan, ma teen ikkagi. Proovida võib isegi, kui hästi välja ei tule. Vähemalt ma proovin vähemalt. Katsetada ikka võib isegi, kui ei ole tähtis, mis teised arvavad. Aga hästi lähme edasi, igal juhul laul oli lahe ja hästi tehtud 6. koht. Nüüd jõuame viimase lauluni, kuigi tegelikult eelviimane, sest võidulaulu ei ole veel kommenteerinud, aga 10. laul Mr. Right, esitajaks Meribel. Nii, järgmine laul, 10. laul Mr. Right, esitajaks Meribel. See kokku 67 häält jäi 4. kohale. Selles mõttes ma väga ei imesta, et see oli tõesti lahe etteaste, ja laul ka siuke mõnus, mida oli hästi kaldud, Mr. Right, Mr. Right, siuke mõnus refrään ja see ka, et seal oli, et Meribelil oli veel 2 lauljat, taustalauljad ja 3 meest, kes üks mängis saksofoni, trompetit ja trombooni. Ja siis nad niimoodi seal tegid hästi, et need oleksidki nagu need Mr. Right, et Mr. Härra õige ja siis panid selle hästi niimoodi, et see oli ka natuke alguses, ma mõtlesin, et see on nagu mingi siuke nagu, et naisterahvas on, et keegi on nagu peo korraldanud, et kas keegi õige nagu tuleb nüüd, et kes tema südame võidab ja niimoodi, et säti nüüd lips ja vaata, et kas ma märkan sind, et mis sa teed ja aga siis jälle tundus, et see on nagu võib-olla ongi mitte mäng või lihtsalt naljaga nagu tehtud, et ei olegi nagu midagi, et midagi päris tõsist plaanis polegi, et lihtsalt vaadanud, et kas palju mehi tuleb ja niimoodi ja siis, et kas tantsuplatsil veenab ära või midagi ja siuke natuke nagu siuke Mr. Õige leidmise mäng nagu natuke nagu, aga samas nagu mitte, et aga väga mõnus laul ja selle tõttu läheb selle top 10 tegemine üpris raskeks, et siuke mõnus meloodia oli ja niimoodi, et see muidu tuli lindilt nagu siuke ja siis need mehed seal oma trompetit, saksofoni ja trombooniga panid niimoodi tausta juurde, niimoodi järsku niimoodi, et selles mõttes hästi tehtud ja lisaks tantsisid ka samal ajal need pillid käes, nii et selle tõttu etteaste oli lahe. Aga lähme nüüd võidulaulu juurde. Through my window esitajaks Sandra Oxenröd Rootsist. Nii, trummipõrin. Through my window esitajaks Sandra Oxenröd võidulaul sai 90 punkti ja jäi esimesele kohale. Ma ei tea, ma ei oska öelda, ma olen seda laulu ju varem kuulnud ja see on tegelikult väga mõnus. Looking through my window. Ikka mõnus õlanüks ja siuke mõnus nagu, et vaatab aknast välja, näeb päikest, vihma, mis elukaaslane või sõber tegi ja niimoodi, aga
ja siuke mõnus meloodia on Dagmar Ojali ja Kaire Vilgats olid jälle taustalauljad või vähemalt Dagmar Ojali kindlasti, mulle paistis, et Vilgats oli ka, aga võib-olla ma eksin. ja siuke mõnus siuke tantsimine oli ja siuke liikumine ja et vahepeal ühe koha peal, siis vahepeal liikus ja siuke mõnus meloodia, aga kuidagi ei oska öelda, võrreldes teiste lauludega see minu jaoks see nagu võidulaul küll ei oleks olnud, et ja noh, et ma ei oska öelda, mis selles nii erilist oli, et rahvas selle valis. et jah, et see laul mulle on nii suurt, noh, mulle nagu meeldib kuulata, aga kui ma nüüd neid teisi laulu kuulasin, siis ma ei oska öelda, miks see võitjaks tuli kuidagi, ma oleks mõne teise valinud. et jah, selle lauluga me kahjuks finaali ei saanud, et selle tõttu võib-olla noh, ma ei ütle, et see laul nüüd minu top 10 viimaseks jääb, kohe hakkame vaatama, aga esimeseks ma arvan, ta ei jää. et ma peangi nüüd mõtlema, kuidas ma teen seda, siin oli üpris häid laule, mida tahaks panna esimeseks ja niimoodi. võib-olla siis teeks niimoodi, et ma paneks esimesele kohale, paneks selle ansambel Glow Higher, paneks esimesele kohale. teisele kohale ma paneks Every Time I Tell You, esitajaks Reverend B ja Crux. kolmandale kohale ma paneks Afrodito Sweet Separation. neljandale kohale ma arvan paneks Inese Iseendale. siis viiendale kohale paneks selle It Was You Karolal poolt. siis võidulaul Through My Window läheks kuuendale kohale minu poolt. seitsmendale kohale, no nüüd läheb raskeks, ei tahaks kedagi sinna lõppu panna, aga seitsmendale kohale jääks võib-olla siis Noorgu Friends Will Be Friends. siis kaheksandale kohale võib-olla siis Mr Right, esitajaks Meribel. üheksandale kohale võib-olla siis Be First Marilyn Kongo poolt ja kahjuks siis noh, siin ei saa midagi teha, siin lihtsalt on niimoodi, et mõni laul lihtsalt kõnetab ja mõni ei kõneta, et mul on alati kahju öelda viimast kohta, aga viimasele jääks siis Open Up Your Heart, esitajaks Sofia Rubina. et selline oli minu top 10, aga nojah, siin oli ka, et ma ei ütle, et nüüd see on lihtsalt minu maitse järgi oli siuke top 10, kindlasti on neid, kelle jaoks just see Through My Window laul, mille mina nüüd üpris keskele panin, oli parim ja aga no eks maitsed ongi erinevad. igal juhul nüüd on üle pika eurolaulu ka kommenteeritud, nii et saab näha, mis järgmisena tuleb. midagi, mida ma nüüd on vähemalt üks eesmärk täidetud, ma ütlesin 100. videos, et millalgi peaks jälle ikka eurolaulu kommenteerima ja midagi muud ka veel tegema lisaks nendele nimetutele luuletustele, nii et saab näha, mis edasi tuleb. olge terved ja näeme jälle, kommenteerige, missugune oleks teie top 10.